Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et meie memberid juba, kes rahalisi videosi vaatavad, nemad juba nägid natukene rohkem meie uue looma kohta. Aga meil on nüüd jah, uus elukas siis. Nimi on Mona ja emane koer. Ja vot sihuke elukas ja nüüd täna lähen temaga esimest korda metsa ka, lähme võtame varsti välja siis kaameratest rajakaamera kaardid, vaatame, mis elukad meil metsas peale on jäänud, sinna sai ju süüa viidud, et mis loomad sinna peale on jäänud. Ja siis eile said unnad ka sisse pandud, et üks unnalipp on ka meil praegu püsti, et vaatame, mis seal on küljes. Ja see loom magas siis öösel meil täna küll meie voodis, sellepärast et ta hakkas nii niuksuma, kui ta siin, noh, tahtsime koridori ta eraldi panna, et ta juhtmeid ei näri või midagi, ta juba proovib närida igast asju. Plätud meeldivad talle hästi, kroksid. Et panime ta siia koridori, aga hakkas nii niuksuma, eks ta tunneb oma nendest õdedest puudust. Suur pesakond emaseid oli. Ja siis jah, võtsime ta siis enda juurde, et eks tal on praegu natukene esimesed päevad veel kurb olla, et ikkagist oma siiamaani kodust nagu ära ju võetud, aga eks tal saab siin hea olema, siin ahju ees, näed, vaata, siin on soe, siin kööb praegu ja saab siit sooja ja pikutab siin ja. Aga varsti kohe lähme nüüd õue ja vaatame, kas meil on haugi küljes ja mis on rajakameratesse jäänud. Et ega siin võib teiste otsas ka midagi olla, et ma ei ole ikka pannud neid penotükke veel alla. Viitsinud otsida nendele undadele, et siin need teised kaks võivad ka jääs olla nöörid, aga siin on midagi toimunud. On lipp püsti. No, nii. Ja panin kätte need Salmost saadud Norfini kindad. Nendega hea toimetada. Täna ei ole ka nii külm ilm, et saab niimoodi, et näpuotsad paljad. Et nendel käib see nii-öelda pöidlaosa sisse siia või siis välja ja siit pealt käib sükene lapakas. Et saab niimoodi, hops, ma panen nüüd selle siia korra, saab niimoodi selle lapaka nii-öelda labakindaks siis peale panna kätele, et külm ei hakka, kui tahad niimoodi noh, toimetada labakindaga. Aga praegu me võtame selle unna välja, vaatame, mis meil siin on või ei ole küljes. No ja panin esimest korda omale ka need kummikud jalga, et Raunol viimane kord olid need, aga mina pole ise neid veel kandnud, aga vaatame siis. Lahti tõmmatud, aga oi, küljes midagi ei ole. Vaatame, kas on hambajälgi ka peal. Nagu on jah, keegi on võtnud, aga pole külge jäänud. Noh, ega midagi. Läheb siis tagasi. Et siit külje pealt on veitsa noh, nagu näritud või soomust on veitsa maas nagu. Nii. Siis ma lasen ta tagasi, ta on nüüd surnud juba see sööt, aga võta, ära võta. Nüüd see väike tegelane on meil nii. Ära võta, konks on aktiivne. Näe, joob vett siit august või mis ta teeb. Tule siia. Paks lumi on talle uus asi. No, tahab siit otse üles tulla või? Tule siia. Ta veel ei saa aru, kust rada läheb. No, saad ülesse? Oi. No, lähme vaatame. Siin on jah, järsk libe. Ops. Tule. Me vaatame. Lähme vaatame vana Timmu hauale ka ja paneme, ups, et siit alla ei kuku küünla. No, sulle meeldib lumi või? Et on värske lumi sadanud peale öösel, et kõik, mis jäljed nüüd näha on värsked, öised või hommikused. Et vaatame siis, mida huvitavat meil sinna kaartide peale jäänud on. Jah, täna öised siit ka mindud, et
siis peaks kaardi peal üht-teist olema, mingi rebane jälle vist tulnud sealt. Ja noh, ma usun, et kaameras on kindlasti midagi, sest meil sai ju sööta visatud. Siin on midagi käinud ja meie eluka esimene nii-öelda käik siis, uue eluka esimene käik siis siia meie metsadesse. Aga siin on kõvasti tuuseldatud, jah. Siin on kõvasti tuuseldatud. Ja vaatame, kas nuusib ka, ma näen siin kollaseid plekke ka. Siin on märgistatud. Las nuusib. Need 2 kõrvuti jälge vist ongi selle nukise või kivinukise või mis iganes meil seal käis, jäljed, kes siin on harjunud juba seal söödaplatsil käima. Keegi on käinud siin Timmu Haua platsi juurest ka, et siit on jooksnud ka keegi samamoodi. No need on need nugiselised. Joo, see käib ilusti järel, nagu vana Timmu käis, et Moona käib ka ilusti järel. Aga teeme siin platsi puhtaks. Paneme Timmule jälle ühe siia tulema. Noh nii, Timmu, et sul siis seal püha vaimu juures jälle valudeta elu oleks edasi. Ega midagi. Loodame, et tuul ära ei puhu, mul poolt praegu paremat kõinalt võtta. Peab tooma. No, mine vaata. Hüppa siia peale ka. Ei taha? Okei. Nende kummikute kohta eelmise video all tuli ka küsimus, et kellegilt, et kas see on lihtne jalga saada ja lihtne ära, et need igasugused Maxima ja mis asjad need on. Noh, Depo ja Handyveni on üks odavamate kohtade kummikud, ei tule jalast ära, siis sellel on hästi lai see säärevasa, see tuleb jalast ära, nii ma näitan. Paned siit korra, noh, ja aitad võib-olla siis lihtsalt korraks hoiad kinni. Voodrist ma siin paha praegu, ma ei saa istutist teha. Ja näed, jalg on väljas. Üli lihtsalt. Ei ole sellega probleemi üldse. Ja kummik ise on hästi kerge. Aga noh, kergusega on jälle see, näed, surud sisse ka vooder. Natukene aitad, hops, ja õrnalt. Ja ongi ilusti jala, see ülevalt saab kinni tõmmata, et ei lähe lumi sisse. Et on kerge materjal hästi tänu sellele, et jah, natukene see suur ava on natuke paindub ka. Ehk ei murra, siis ma usun pikema kasutamise käigus siit midagi ära, aga kerge materjaliga neile see, et peab natuke ettevaatlik olema. Et päris ehitusele ei saa minna nendega tööle. Ma ükskord ehitusel niisugused kergest materjalist kummikud lõhkusin ära, jooksin armatuuri otsa nendega, et see jah, kerge kummik, aga ütleme nii, et sobib siis kalal käiguks ja niimoodi metsas paksu lumeses matkamiseks, aga mitte kuskile ehitusele tööle. Et nad ei ole jah, niisugune materjal. Aga selge, vahetame alumise kaardi ka välja ja siis järgmine moment kodus vaatame, mis elukaid meil siin peale on jäänud. Ja vaatame, palju me üldse sellesse videosse midagi veel näitame, et mingi päev tahaks selle kalale ka minna siia oma jõe peale. Aga praegu täna ei ole selle jaoks aega, tuleb natuke arvutis mõningaid asju teha jälle. Arvutitööd. Aga oi, kus siin all on nüüd tallatud. Siit ka jäljed lähevad. Selle alumise platsi juures ja muidu loom üldse ei käinud meil viimasel ajal eriti. Siit on nüüd näha rebase või kähriku jälg. Mina neil vahet ei tee nii väga. Ma ei ole nii jäljespets. Keegi on käinud siin kaamera juures ka nuusutamas või. Jäljed on siin ka. Aga siin all on tallatud ju küll. Nüüd korralikult tuuseldatud, et ma loodan, et nüüd midagi head peal ka on ja siin on jälle väiksed pissiloigud ka. Et jah, vaatame siis. Või mis? Ja siin on nuusutad ka nüüd tema esimesed metslooma pissilõhnad, mis ta nuuskida saab. Et lumi jälle peale tuisanud siin. Peab jälgima, et oleks seda andurid ja
asjad ilusti puhtad kõik. Sellel on enam-vähem teine kaamera rohkem maa lähedal. Et on oht suurem, et tuiskab täis, aga ja siin on vähe parem seis. Okei, see rajakaamera, et see sööda viimine on nüüd nii hästi toiminud, et mul on siin crazy mõne päevaga 213 videoklippi. Ja ma näen siin, et on see sarnane elukas, see nugisöö värk ja asi ja seda on ka päeval peale jäänud vist. Ehk siis ma ei saa teil kõiki neid siia klippe videosse panna, aga ma vaatan siit midagi läbi. Mul läheb nüüd jõhkralt aega, et need videoklipid läbi vaadata, et katsun põnevamad panna teile siis videosse. Ja siis on veel see teine kaamera, see lagukivi juures ka kaart läbi vaadata, aga okei. Hakkan siis vaatama, mis siit teile näidata, aga samad tegelased tunduvad hetkel nende väikepiltide pealt, et mingid linnud ja rebased, see räbakal tagumikuga rebane ja kohevam rebane võib-olla ka ja noh, eks vaatame siis kohe, mis siit peale jäi. Nii, siin on mingi väga huvitav asi selle unnaga juhtunud. Nöör on kuidagi niimoodi, kas siin on keegi lihtsalt kiskunud seda lahti ja miks see nöör niimoodi püras on. Vaata, mis siin toimub. No midagi on ikka küljes. Või ei saa aru. Midagi on küljes, jah. Paneme kaamera siia niimoodi. Nii. Ja ongi olemas. See mõõdupoiss, et selle fileerib ära ilusti. Ops. Selle fileerib ära ilusti, vaat nii. Näe, vaata kus möllab siin. No, näeb esimest korda haugi. Vaata, näe. Tahab koonust kinni juhtud. Näe. Hea küll, viime selle tuppa ära ja fileerime ära. No, 59 sentimeetrit, päris paks poiss. Vaata, mis kaalub siis ka. Ma arvasin, et 1,3 äkki. Ja ongi 1,34. Et see läheb nüüd ilusti fileeks meile ära. Ma arvan, siit saab marja ka veel. Et vahepeal võib võtta ka kala, et kui ma siin mingi kord raunaga tagasi lasime neid, siis et seekord võtame söögiks omale praeme ära, teeme fileed ja praeme ära. Vot nii, ja meil oli siin tubli, jah, kes ka kohe võttis augil koonust kinni ja hakkas lohistama. Vot siukene, tema nägi esimest korda ka nüüd, kuidas unna aug välja võetakse. Vot nii. Nii, ja vot selline siis meie see uus loom on, Moona. Ja vaata nüüd Kairit näitab trikki ka. Et juba õpetatakse teda siin. Istu.
No nägid. Selline loom. Proovime veel või? Jah, oota, las tuleb püsti. Tuli siia. Nii. Ei, ma ei öelnud praegu. Vaata looma. Oota, teeme uuesti. Nii. Istu. No, väga hästi. Vot nii, et nii palju siis meie uuest loomast ja teine asi veel, et meil on tulemas siin laager, kalastuslaager ka 21–23 veebruar ja siia on ka veel vabasid kohti, et teid on üldse siin Facebookis vähe, et minge ja liituge meie Facebooki lehega ka, siis kui mingid üritused toimuvad, siis tuleb info sinna ülesse, et kalastuslaagrid või mingid muud niukest. Et mine video all on olemas lingid ja vaata, liitu meie selle Facebookiga ka, pane follow ja värki ja siis ei, lähe mööda need kuulutused teist, et siin paljud küsivad vahest videode all ka, et millal laager, aga jah, minge ise või kui olete lapsed, teil pole Facebooki kontot, siis laske vanematel liituda sellega, et siis saate uut infot laagrite kohta, et ootame teid laagrisse, veel vabu kohti on. Ja küll, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.